Ülemäära tihti just tegelikult ju seda ei juhtu, et mõni maailmakuulus toode saab endale Eestist reklaamvideo. Räägime natukene sellistest toredatest kaadritagustest hetkedest ka, et mida siis ägedat juhtus selle 3 päeva jooksul? Tegelikult juhtus 2 ekstreemset lugu. Esimesel päeval siis me tegime kogu aeg ühte mäest ülesse tuleku kaadrit, seal võib-olla 7, 8, võib-olla 10 korda seda filmiti, et saada sealt õige pilt kätte ja nii edasi. Ja siis oli üks ümberpööramise koht, kus nad pöörasid ümber, aga eks nad läksid ka päriselt tullama seal sõitma ja Jaagup tuli ühel hetkel siukse hooga, et see tagasi pööramise kohal jäi ta natuke hiljaks ja ta võttis ühe lepa maha. Ta ei saanud nagu sellest lepast nagu uuesti kuidagi üle, ühesõnaga ta vajus niimoodi padrikusse sisse ja see oli üks esimesi kaadreid üldse, mis me tegime. See pilt oli nii õudne, ma mõtlesin, et nüüd on kogu see reklaami tegemine mokas, sellepärast et need olid spetsiaalselt DHL-iga meile saadetud 2 sõidukit. Neid ju rohkem ei olnud mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopa peale rohkem selliseid ei olnud. Täiesti müstiline on see, et kui me saagisime sisuliselt selle ATV sealt lepikust välja, siis olid ainult mõned tiivakaare plastikud olid oma mummudest välja tulnud, ehk siis me panime ta tagasi ja täiesti terve. Teine oli järgmine võttepäev, kus Jaagup sõitis ühest maha kukkunud kuuseladvast üle. Sealt põrkas ta maast ülesse ja täpselt Kairi tuli siis oma ATV-ga ja täpselt tiivakoopast otse läbi kuidagi tema pükstest jalast mööda, kõhust mööda ja siis läbi ATV külje plastiku. Siis me mõtlesime, et kõigepealt Kairiga kõik korras on ju, kuidas me saame selle ATV üldse enam-vähem, kuidagi oli natukene katki ka, et kuidas me saame ta nagu tervemalt kätte, et me suutsime selle jälle tagasi lappida seal koha peal ilma teipi, ilma ma ei tea mida kasutamata niimoodi, et visuaalselt kaadrisse ei jäänud ühtegi defekti sellele sõidukile. Ma uputasin ka ühe operaatori seal ära mingi päris kalli kaameraga, et nad pidid järgnema meile läbi suure poriloigu sõitmisega ja me ei teadnud, kui sügav see see loik on. Ja kuna ma olin mingi väiksema 500 ATV-ga ees, kaameramees oli kaksiratsi kuidagi taga pakirami peal ja filmis siis nagu tahapoole. Ja mina ees läksin, ma lootsin, et palju see ikka on nagu alla meetri, 80 senti võib-olla vesi on. Ühel hetkel kadus meil lihtsalt kõik see maa alt ära ja siis me olime kuni vööst saati lihtsalt märjad aga kaamera jäi terveks, see oli kallis rendikaamera. Nii et lõppkokkuvõttes võib öelda, et läbi higi ja pisarate saite ühe paganama hea tulemuse. Kas me pisaraid seal ei valanda, aga nalja sai kõvasti ja eks me naersime nende äparduste peale, sest kõik läks hästi.